Ratas, kui rahvas teada sai, et sina õhtut juhid, siis oli kahetisi tundeid. Üks arvas, et väga äge, et poliitik sellist asja teeb ja teised arvasid, et see on natuke nagu nali. Mis tunnetega sina selle kutse vastu võtsid ise? See oli ikka päris suur väljakutse minu jaoks. Et ta kindlasti ei olnud selline asi, et teeme ära ja siin mütsiga lüüa. Et ma arvan, et igasugune töö, sealhulgas ka õhtu juhtimise töö on tõsine, aga ma olen tänulik, et Grete Kuld on muidugi professionaal, et sai siis temale toetada. Aga sulle jääb täna ka väga oluline ülesanne DJ-pulti astuda, ma saan aru. Milline lugude valik on tegelikult see? Mis sinu peo käima tõmbab? No ma arvan, see on suuresti need lood, mis minu generatsioonile olid diskodel olulised 90ndate keskpaigas. Nii et seal leidub ingliskeelseid laule, seal leidub ka mõningaid eestikeelseid laule. Aga jah, ma arvan, et see jääb paljuski sinna. Milline Eesti muusika on see täna? Mida kuulad, mida jälgid? Ükskõik, kas tead seda tänu lastele, tänu naisele, tänu raadiojaamale? Milline muusika paneb jala tatsuma täna või kellele kaasa elad ka? Midagi ole teha, aga see Eesti country, see paneb võib-olla minu hinge kõige rohkem helisema, aga samas meil on ju nii palju tulnud nagu noori muusikuid vanuses 20, 25, 30. Mul on olnud viimastel aastatel mingid võimalused kellega kokku sattuda, nagu näiteks Villem Dirillem, kellega ma ütleks, et me saime isegi rohkem kui nagu tuttavateks. Nii et ma arvan, et Eesti noored teevad lahedat muusikat. Kas Eurovisioonile elad kaasa? Sellel aastal ma elasin üle aastate väga tugevasti kaasa. Kas see oli Tommy Cashi tõttu või lihtsalt kuidagi sattus ju ka aasta olema? Ma arvan, et seal oli päris palju häid lugusid, mis ka mind nagu puudutas. Aga loomulikult Tommy Cash tegi midagi väga erilist ja pea veerand sajandi jooksul taas jõuda esikolmikusse, see on Eesti jaoks kõva sõna. Kas Euroopas on ka Tommy Cashi kohta kuulda? Kas küsitakse su käest vahele, et tunned sa Tommit ka? Seda ei küsita, aga küll on küsitud, et mis mina arvan sellest Eesti loost. Nii et selge on see, et see lugu ei ole kuidagi jäänud ainult siia Maarjamaale, vaid ta on jõudnud ka Brüsselisse. No suurepärane, aga me lähme vaatama, millega sa meie jalga täna keerutad. Aitäh sulle! Aitäh!